Tere taas! Millest ma täna räägin, on nagu juba intros näha oli, siis on mul siukene asi nüüd soetatud. See on Tango Design Gripper Mount. Et mis see täpsemalt on ja miks see hea on, selleni me veel jõuame. Põhimõtteliselt jah, nagu vist võib aimata, on see tegemist siis kaamera kinnitusega. Aga enne kui ma jõuan selleni, miks mul on selline kaamera kinnitus soetatud, räägin natukene, mida ma siiamaani kasutasin. Et ma olen põhiliselt kasutanud siukest kiivri, mis on siis lõuaossa kinnitatavat kaamerat või kaamera kinnitust. Et siia on mul GoPro peale keeratud. Ja minu meelest siuke lõua otsast filmimine on kõige sellisem dünaamilisem või vahetum, et ta näitab seda pilti täpselt, kuhu ma vaatan ja on väga mõnus. Ja pealegi ta on nii lähedal sellele mu suule, et isegi kui mul ei ole mingit mikrofoni, siis heli jääb täitsa okeilt peale. Aga mis mu probleem on selle lahendusega see, et tavaliselt on mul ka, et GoProt kaitsta, on siin ümber ka selline siis ilmastikuga elementide kindel plasmiskorpus veel. Mis on ka okei, aga probleem tekib siis, kui ma näiteks tahaks filmida, olen ratta pealt maha tulnud ja tahaks filmida midagi, mis toimub raja kõrval. Mis mõnes mõttes isegi minu meelest on teinekord huvitavam kui lihtsalt kogu see otse sadulast filmitud asi. Nüüd selleks, et ma saaksin raja kõrvalt filmida midagi, ma pean kas siis kiivri peast ära võtma ja niimoodi filmima, mis on iseenesest tobe ja ebamugav, või siis võtma selle GoPro siit lahti, mis on ka alati problemaatiline. Siit sees seda siit välja saada, kinnastega ei ole võimalik ja ilma kinnasteta on ka parasjagu pusimist ja pärast jälle tagasi panema. Et sellepärast mõtlesin, et oleks vaja kuidagi äkki upgrade ida süsteemi. Nüüd muidu see süsteem töötab ilgelt hästi, et GoPro käib siia selle kruviga kinni ja ongi kõik. Ja iseenesest see süsteem kinnitub siis siia ninaosa külge siukeste rihmadega siia külge. Ja ega ta mul kunagi ei ole siit lahti tulnud ja ära kadunud ja ta hoiab seda stabiilselt ka, et ei ole mingisugust vibrat. Et väga mõnus kiivri kinnitus või see GoPro kinnitus kiivrile ja maksis umbes AliExpressist tellides, mujal on kallimad, aga sealt nagu Hiinast tellides, ma ei tea, 1,50 €1.50 või ütleme paar eurot ja töötab. Aga et võrdluseks, et selle gripi hind on nüüd kuskil umbes 60 €. Et siuke 30 korda kallim. Päris karm hind. Aga ma loodan, et ta õigustab ennast minu jaoks ja ka võib-olla kellegi teise jaoks. Et miks ta hea on, seda kohe vaatame. Aga võtame selle gripi ära. Ta käib siit ka suhteliselt lihtsalt ära, siin on klambrid. Lõõrid ära ja hops, on see mul käes. Jep. Nii. Paneme selle kõrvale ja paneme selle ka kõrvale. Vaatame.
ja nüüd siis tuleb mängu Tango Design Gripper Mount. ja see mul ei ole väga palju asju, ma ei tea, kas see on halb või hea, aga mul ei ole väga palju asju, millel on siukene kiri Made in America. et see on isegi nagu ongi reaalselt Ameerikas toodetud, mitte allhankena kuskil Hiinas, kui nüüd seda pakki uskuda. ta peaks sobima siis kõiksuguste GoPro ja muude seikluskaameratega. aga võtame ta lahti ja vaatame siis lähemalt, mis siin kaasas on. kahe väikse nipukaga kinni, millega aps. ja Eestis pakuvad motokaubad seda, ma ei tea, kas keegi teine veel, ma kuskil mujal ei ole näinud. ma panen lingi ka alla, et kui keegi tahab endale samasugust soetada. nii, hopsti, saime need nipukad siit lahti. nii, ja vaatame siis, mis siin on. pakk. siin on meil kaasas siis kruvi, millega kaamera siia külge kinnitada. ja siin ümber on ka mingi siukene lint ekstra, võib-olla selle saab kuskilt ümber panna veel, et ta kindel olla, et ta ära ei kukuks või siis, et käe otsast tassida. seda saab siit ka eemaldada, et las ta praegu olla. ja mis selle Gripperi siis ägedaks teeb, on see, et siin on suur vedu sees ja põhimõtteliselt on tegemist siukse pesulõksuga. üsna tugeva pesulõksuga. ja selle pesulõksu siis nii-öelda, selle siis kinnitad siia aps kiivri etteotsa ja siuksele kiivrile istub ta ideaalselt ja on siin tugevalt kinni. et kui vaadata nüüd natukene, miks ta siin kinni hoiab või kuidas, et siinpool on selline kummist kidadega keel või haru siis ja siin vastas on siis siukest tugevast plastikust kidadega keel ja ta läheb siia ja niimoodi ta siin istub. ja see ongi, selle muudab selle mugavaks, et ma saan ta põhimõtteliselt iga kell peale panna ja kui ma ei filmi, siis mul ei jää see lintidega kinnistust, ma ei viitsinud ära võtta. et siis ta oli mul siin kogu aeg siin ees see konks, aga selle hops, võtan ära ja on lahtine ava. nii, aga ja panen selle kaameraga külge. siis ma näitan, mis tal veel head on. selle siia haarade vahele. keerad kinni ja siin ta istub. ja klõps kaamera külge ja on siuke idekas. ja miks ta nüüd mõnus on nagu selles mõttes, et tulen ratta pealt maha, ma ei tea, ja tahan raja kõrval midagi filmida. hops, võtan selle kätte
ja töötada ka siukse, mis ta on siis, statiivina või noh, käepidemega saad filmida. jah. Pluss veel rääkides sellest, ma võin teda siin otsas keerata näiteks niimoodi, selle kaamera, saan ta panna kuskile kännu või laua peale ja on ta ka niimoodi statiivina töötab. ja lisaks sellele tegelikult see keskmine osa, kui nüüd alla vajutada, siis saab seda ka keerata niimoodi, ta siuke vahepealses asendis, siis ta ei lukustu, aga iga, mis see on siis, 90 kraadi, jah, pööre ja saab ta lukustada. Ops. nii. ja see võimaldab mul omakorda seda teha, et ma keeran selle GoPro siin niipidi. ja saan ta kinnitada ka niimoodi natukene madalamale. või siis vajutan alla. ja on ta siin üle kõrgemal. et saab siis vastavalt sellele proovida, kas tahad, et oleks kaamera kõrgemal. proovime seda pilti. kaamera püstiasendus. või siis klõps kaamera alla ja natuke madalamalt. ja nüüd kaamera
allapoole keerates. Või siis miks mitte ka niipidi teha püstist videot. Et siukene asi siis, jah. Ja kui keegi tahab endale ka soetada, siis ma panen lingi siia alla sisu kirjeldusse, et motokaubad seda grippi Eestis pakuvad. Ma loodan küll, et nüüd, kus mul on võimalus see kaamera kergemini kiivri küljest ära võtta, ümberringi filmida, võib-olla vahepeal panna ka, kui kellegagi koos sõidan, kellegi teise kaamera külge, aps, et siis ma saan nagu toota paremat content'i, paremat content'i teie jaoks. Vot, aga mina tänan ja järgmise videoni, mis siis on juba filmitud selle Tango Design gripperit kasutades.